tänast vlogikest alustame siis sellega, et Raido on võtnud enda missiooniks, et tema hakkab Saarat välja treenima. Saara on, kui vana ta on, no igatahes ta ei ole enam kutsikas. Saara on juba, no ikka on, ma arvan, et äkki mingi 4-ne siis midagi sellist või, 4-ne. Ja ma ei tea, vlogidest on Saarat on meil siin näha küll ja küll, et ta ei ole selline kõige teravam pliiats, ta on siuke natukene lollu, mängida ta ka ei oska, mis ajab meid nagu eriti närvist, nagu tahaks koeraga mängida, you know. Igatahes nüüd Raido võttis enda südameasjaks, tema hakkab Saarat treenima ja ta võtab teda jooksusele kaasa, käib temaga jalutamas ja paneb mingi koera need maiustused omal mingi taskusse ja ma ei tea, teeb temaga trikk. See on nii naljakas kõrvalt vaadata kohati. Et mina oleks juba ammu alla andnud, aga Raido on siuke hästi rahulik. No ma räägin, eile meil jäi nagu värsket kana jäi nagu üle. Ja mis iganes värske liha jääb meil alles, anname Saarale. Ja söök oli juba nagu, meie enda söök oli juba nagu valmis. Raido, ma arvan, ta oli seal väljas äkki mingi 20 minutit vähemalt tegeles Saara käest. No, Saara ei kuulanud sõna. No nii, koeratreener Raido. Come in. Tere tulevad. Tipp on jumala läbi jooksust ju. Search. Go search. Thank you. Rohkem ma ei viitsi midagi. Come on, come here. Nii läbi omadega. Ma ei tea, 5 kitsa oli kreegida. Come here. Search. Ei saa mitte midagi aru. Come on, Sarah. Come here. Search. Oi, what is this? Come on. Hakkab pidalla. Räägin, eelmine kord oli 20 minutit niimoodi. Ja Saara ei kuulanud sõna. Here we go again. Tundub, et ma võin siia lihtsalt istuda. Ja lihtsalt ootame jääda. Peaksime tegelikult dinnerile minema. Andrew ema teeb täna kitsa. Kitsahtus äkki kõlas. Oi, vahivärk ja ootaski ära. Wow. Oi, kui õnne. Et sa tõstsid endale mingi korraliku selle milli. Aga vaadake, kui nonnukene siin on. Tule eest ära. Oi, kui nonnukene. Ahju ääres või? Ahju ääres, naudib sooja. Ahi seal mõnusalt soe. No mega nunnukas kiisu on. Aga kuusitada kõigele. No väga nunnu. Ja palju paisid ja. This one's homemade. No nii. Lähme vist esmaspäeva õhtul hakkad jooma. It's not nice, isn't it? It's not burning. Ma ei tea. Yeah, no, yeah. Üks väga dedicated worker, kes tahab oma rewardi kätte saada. Auhinnaka käes. See tuleb meiega koju. Oi, veel! Näh, pudel näkku lihtsalt. No vaadake jälle seda päikse tõusu. Crazy good. No niimoodi ei ole midagi grillistada. Ja päriselus on jällegi mingi 1,000,000 korda parem, sest et see on nagu täiesti era oranž. Vaike see tuleb sealt. Kes ülesjärk täielik padja nägu ju. Täielik padja nägu ju.
söögiaegu, söögiaeg. Give me food, give me food. Food jump, food jump. Ei saa süüa. Come here. Et ta peab eputama ju. Come here. See oli jah, lõpeta filmimine ja lähme juba. Alright, come here. Yes. Käisime siis poes veits, kuna olid soodukad, mõtlesime, et stock up'ime veits mingit trenni asju. Ärge seda vaadake, see on midagi muud. Igatahes, mis me siis võtsime? See on tegelikult... ei. See on juba see, mida ma praegu olen kasutanud. Väga hea. Kõige parem šokolaadimaitseline proteiin, mida ma olen joonud. See on siin mingi Raido oma cookies and cream. Päris hea. Aga juurde siis seda olen ka võtnud elektrolüüte juurde. Ja mis me siis ostsime vanillimaitseline või vanilla ice cream maitseline. Sest kui me teeme näiteks mingisuguseid küpsiseid või mingi vahepeal ma siin tegin seda ahjupannkooki, ma vist näitasin seda siin vlogis ka ju. Ahjupannkooki, siis tegelikult sinna nagu igale poole peaks panema mingit proteiinipulbrit on ju. Ja tegelikult retseptides on nagu öeldud, et vanillioma, aga meil ei ole vanilliomast. Kes joob vanilli proteiinipulbrit? Ma ei tea, see tundub suht selg. Anyway, siis ma mõtlesin, et võiks nagu osta nagu ühe koju, et saakski mingi retseptides kasutada, et siis seda kasutame retseptides. Ja siis need musashi omad on lihtsalt siis proovimiseks, kas need on head. Üks on siis salted caramel, soolakaramell ja muidugi šokolaadi oma. Ja siis lisaks ka amino recovery, kus on BCAD ja elektrolüüdid sees. Kuigi tegelikult nendes kõikides protekates on juba mingid elektrolüüte ja aminohappeid ja asju sees, nii et ma ei teagi, kui palju me seda kasutama hakkame, aga äkki kui raskemad trennipäevad on, siis ehk. Ja siis ma võtsin proovimiseks ka mingid neid keele, kui on nagu mingi eriti rasked trennipäevad, pikad kardiopäevad, siis ma mõtlesin, ma proovin. Vaatame, kuidas nendega läheb. Nii et jah, siuke see meie stack siin nüüd siis on mõneks ajaks. Ja tegelikult, mis ma öelda tahtsin, seesama roosa pakike siin on ju. See on, palju siin sees on? See on ju räme suur pakk on ju. Siin ei ole täiesti kirjas. No meil Eestis on kastanid mürgised. Aga siin süüakse. Ja nad rüstivad need ära. Meil on vist... Kas meil näidata ka on? Meil tuli peale visatud ja ära söödud või? Igatahes neid rüstitakse ja siis süüakse. Minule isiklikult väga ei maitse. Need ei ole nagu halvad, aga ma ei tea. Veider tekstuur on minu jaoks. Aga jah, siin süüakse kastaneid. Väga tavaks. Ma ei teagi, kas see on nagu itaallaste värk või see on Aussi värk. Need kastaneid, kas see on mingi Itaalia teema või Aussi teema? Aussi. You heard it there. Aussi värk. Et siin süüakse kastaneid. No näed, ja siin on veel järgmine. Paneme siis kõik laost warehouses. Raida siin paneb kotte konteinerisse. Ma ei tea, mis need on. Ma ei ole seda varem teinud. Igatahes, ma ei tea, mingi äärtesse siuke värgens. Mulle välja, et ole lihtsalt ilus. Tuli metsa teema. Tada! See on Raido uus kutt. Ma
Welcome to my crib. Täna me oleme 2 puujussikest siin tööl. Ikka Vilma on! Ja me peame õues sõitma väga palju. Mina praegu chillin, Raido tegeleb asjadega. Kuna me mõlemad ei mahu sinna sõitma. Selle klipiga ma tahtsin tegelikult näidata, kui haigeid töösid me peame vahepeal tööl tegema. Kui on mingisugune halb run, me lihtsalt pidime, nagu te näete siin, voltima neid kokku, sest et masin ei suutnud seda ise teha. Ja see oli tegelikult nagu suht kreisist, et nagu te näete, siis nagu isegi Raido ei suuda järgi pidada, sest need tulid lihtsalt nii kiiresti. Aga jah, mingi paar tundi või ma ei mäleta, kui me tegime seda, lihtsalt lappad neid volid, tõesti haige. Pühapäeva hommik oleme siis nüüd tulnud seda väikest farmitöö värki siin tegema. Ikka said Hasseloni, ma ei tea, kas te mäletate, milline see shed enne oli. Ja siis ma näitasin, kui me olime selle poolesid ära teinud ja siis oli nagu kõik muu vaja teha. Siis praegune seis on selline. Selle osa siin on ta ise teinud, pannud need siia üles ja tal on nagu bench, mis on reaalselt puhas. Liigutasime siin paari asja, näiteks see tume kapp seal oli muidu vist siin kuskil. Selle liigutasime sinna, et on sinna juba asjal endal pannud ja siis ongi tal siit veel mingid asju sorteerida ja teha ja panna ja näeb juba päris hea välja. Meil on täna nii crazy päev tööl, et 45 minutit on tööpäeva lõpuni ja ma tulin alles pausile, nagu oma viimasele pausile. Ehk siis nagu kell 12 oleks pidanud olema viimane paus, aga kell on praegu 1:15. Nagu asi on pekkis, meil on kõik need palletid siin viimata, neid tuleb nagu ainult juurde. Ups, ma isegi on fokuseeritud. Davai, paus on läbi, lähme teeme tööd. Räägi, Raido, mis on sinu overtime'i söök? Ära valeta, see ei ole sinu. Mul on väike šokolaad. Ja Coke. Coke. Ja mitmes päev meil see nüüd on ületunde saada? Järjest. Mis päev ta on? 3. päev. Reede. Mis päev ta on? Jah, põhimõtteliselt... sorry, ma läks meelest enda sööki nendada. Minu söök on pork crackle, spicy barbecue ja väike mandariinikene. Natukene healthim kui härra Raido siin. Ja mul on vesi. Ja, ma söön valge šokolaadi. Okay. Ma olen tumedad. Oled. Iirus, ma tahtsin öelda, et see... Ma panen siia. Ma saan hakata sööma juba. Et see on nii kaotiline, kuidas me tööl käime. Nagu eelmine nädal meil anti 3 tööpäeva. Ja reedel siis saime sellest 3 siis ühel päeval nagu ületunde teha. Ja siis see nädal meil on 5 tööpäeva pandud ja ma räägin, täna on 3. päev ja me oleme esmaspäev, teisipäev, 3. päev oleme ületunde saanud. See on nii kaotiline lihtsalt. Sain selle Paks Peetriga trenni lõpuks ja Losa. Mis see raskus siin on? 15 ainult. No jah, mina teen ka 10, aga no. Jummel küll. Tuli mingit soojendust siia tegema või? Okei, nüüd läksid nagu natukene mehisemad raskused peale. Homme raudselt vingub. Mul on igalt poolt nii valus, ma rohkem ei jaksa sinuga koos trenni teha. Anja Raida. Homme Airoksid teeme või?
ei, homme teeme overtime. Ei tee. Mis tead? Kuna siin overtime'i või üle tund järjest tuleb, siis ise ei jõua poes käia. Tegime tellimuse. Nüüd siin ootame, et tellimus tuuakse. Siin on ainult siis see, et tuled kohale, tee oma pagass lahti ja siis sulle tuuakse need. Ehk siis näis, kuidas see käib, sest ma valisin selle valiku, et mul on oma kotid, nii et kas nad hakkavad mul neid siis kottidesse laduma seal, et teen oma selle pagassi lahti ja ma ei tea, Raido sulle majandab praegu. Noh ja toodi siis sellise käru sisse ja nüüd laokotti. Meiega tõesti võime 3 paberkotti. Okei, no cool. No mõtlesin, ma pean teile jagama seda iludust siin. See on väike ahjupannkokike, see on mu nagu uus, nagu üks lemmikuid hommikusööke, kuigi magusaid hommikusööke suht vihkan, aga this proteiinipannukas. Amazing ja vaadake, kui ilus see välja näeb lihtsalt. Ise näiteks ütlen, et kui teete esmaspäevast reedeni 12-tunniseid tööpäevi, siis tulete reede õhtul peale kogu seda töönädalat veel mingi Hyroxi trenni tegema. Ei soovita. Võtaks päeva võtma näiteks. Reaalselt ei soovita ma nii läbi omadega. Kas vaadata kurgus on mingi raua maitse? No ja sul oli esimene. Sul oli esimene jah, see vastupidavuse trenn. Ja ta ei osanud ma arvestada sellega, et nõu peab rahulikult võtma. Pani suhti ka linna. Ma tegin mul kuitu. Hommikul süüa ei viitsinud teha. Ehk siis me oleme jälle siin noist. Ja täna võtsime endale toastid ja vaadake, kui head need välja näevad. Need on rämme suured ka nagu, issand, mul küüned on nii rõvedad, et ma ei tea näidata. Aga nagu terve mu käe suurune on põhimõtteliselt üks toasti, mis on siis pooleks tehtud. Ja nüüd mingi soola hellbäkkisi pandud peale, natukene sipulat ka. Ja vahi seda kubujussi. Noh, laululind. Töö on tehtud ja see nädalavahetus on siin Griffitis indialaste kokkutulek, indude kokkutulek. Igatahes mingisugune mälestusfestival, mingid võistlused, värgid, särgid. Esimesel aastal käisime ka seal, eelmine aasta ei käinud. Aga kuna see on siin meie kodu lähedal, mingi 20 minutit kõndida, siis mõtlesime, lähme vaatame jälle üle, sest seal peaks melu olema, seal saab tasuta süüa, India toitu ja igasugused, ma räägin, võistlused käivad seal, mingid spordivärgid, mingid maatlused ja võrkpallid ja värgid, särgid. Nüüd lähme vaatame üle. Ja nagu näha, siis meil on talv tulnud. Mul on uuksid jalas, soe riietus. Tegelikult istus kraad. No see on külm. Raidul on ka need vest seljas ju. Ei ole. Sul on mingi antenn ka püsti. Nice. Tõmbad sagedust. No vaadake seda melu. Terve maal, siin on rahvast täis. Igasugused putkad. Värgid, särgid. Siin on neil väike väljapanek ka. Mingi maatlus käib siin. No, mingi lasteama ju. Ma ei tea, mis mäng või võistlus see on, aga tagapool möllavad. Nagu mängiksid kulli, nad on neljakesi ja üksteist kinni ja siis
siis üks vend valib, kelle maha tahab tõmmata ja siis nad peavad maad tõmmata omavahel. Ma ei tea, jah. Läheb järgmine. ਉਹਨੇ $100 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਜਫਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ $100 ਦਾ ਇਧਰ ਟਵਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਆਹ ਟਵਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲਾ ਨੇ ਇੱਕ Siin on siis selline väljapanek. Tulime ikka tiirule. Raido, kus me oleme? Järjekorras. Mille järjekorras? Söögi. Noh, et keegi teab, siis sihukest söögi järjekordades pole näinud, mis asjad need on. Aga lähme proovime. Esimesed söögid on käes. See näeb nagu väga imelik välja. Ma ei tea, see mis on äkki see magus. Ma ei tea, see näeb nagu puljong välja, minu arust puljongi kuubik. Jah, No, Raido, tee taste test. Oma näppudega. No nii, kuidas jook maitseb? See maitseb nagu see inglise must tee piimaga, aga veits mingite vürtsidega. Nagu siin on mingid... Aga see on päris hea. See on hea või? Mis see on? Mulle meeldib, et see näeb nagu suur puljongi. On jah, minu juures ka see näeb nagu puljongi. Sees on liha ja sai. Näe, hakkame siis sööma. No lähme võtame siis järgmise portsu, jah. Kaisa ja Kirmo ei julgenud enda portsu võtta peale seda, mida me seal nägime. Aga Raido julge poiss. Mingi magus on. No see vist on mingi kikerjärgne karri, mul on siuke tunne, see on, no seda ma ei tea, see näeb välja nagu piima köögiviljasupp ja mingi naani taoline värk. Juba rõhupalli või seda mulli ka sulle see toidi sisse. No nii, Raido. Hästi vedel jogurtikaste. Jogurtikaste. Ja söök number 3. Ma ei tea, Raidole kodus üldse süüa näiteks ei anta. Ta tuli siia lihtsalt tasuta sööki nautima. Nüüd on siin meil jälle üks kikerjärgne karri. Siin on mingi oakarri. Siin on mingi normaalsem jogurtikaste, normaalsem naan ja riisi on ka lausa. Ja võtsime seda magusat jooki ka juurde, sest see oli päris hea. Nii, festivalil käidud. Mis me siis täna teada saime ajaloo kohta? Miks see festival, Raido, üldse on? Just inimesed tahavad kokku tulla. Mänge mängida. Ja süüa anda. Noh, nagu sellest jutust oli kuulda, siis Raido oli söögi peal väljas. Ei, aga tegelikult jah, et teid ka siis natukene harida, põhimõtteliselt see... Teed saab ka, jah? Et see väike üritus on siis, mis väike, see on väga suur üritus. Tehaksegi sellepärast, et mälestada Sikri legiooni inimesi, keda tapeti ja no mingid genotsiid ja värgid-särgid, mis kõik olid järjest nende inimeste mälestamiseks. Siis India valitsus hakkas vastu enda rahvusele, oligi siis India versus Sikh religioon, mis on siis Põhja-Indias üks pisikene regioonikene, Punjabi. Seal on siis need sikid, I guess. Ja selle aasta üritusega oleme küll rahul jäänud, sest et ega me nagu Eestistele kommeks me läheme ikka tasuta söögi peale kohale. Ja täiesti edukas õhtusööki kodus tegema ei pea. Ma tegin siin enne sellised tabeli endale. Issand, mu nägu on nii punane. Tulin just pesemast. Tegin sellised tabeli tõesti enda jaoks, kus ma panin kirja oma igakuise sissetuleku Austraalias. Alates algusest peale siis. Mõtlesin, ma jagan natukene teiega mingisuguseid summasid, sest tavaliselt inimesed ikka tahavad teada, palju sa teenid, palju sa raha saad.
Your wish is my command. Ega mis mul siin ikka tagasi hoida, ega mingi saladus ei ole. Ma alustan siis sellest, et kes ei tea, siis Austraalias saab palka kas iga nädal või ka 2 nädala tagant, et sihuke igakuine palk nagu meil Eestis on, sellist asja väga ei ole. Veinikas saab iga nädal palka, Crane'is ja Cottonis sai iga 2 nädala tagant palka. Ehk siis see mängib ka natukene rolli, ehk siis veinikaga on natukene lihtsam või natukene parem nagu seda keskmist jagada, aga selle Crane'i ja Cottoniga nagu nii. Kõige suurem kuupalk, mis ma olen Austraalias saanud, on 11 222 Austraalia dollarit. Ma panen, ma arvan, kuskile siia kõrvale, mis eurodes on. Ja mis ma veel siin... siis ma arvutasin selle, et alates siis veebruar 2024, kui ma alles tööle sain, ja kuni selle aasta maikuuni arvutasin kokku igakuise keskmise, või noh, mis igakuise? Ei ole igakuise, nagu terve selle aja keskmise, siis mis minu keskmine kuupalk on olnud. Ja seal sees on siis ka kõik need kuud, kus me tegelikult oleme kuskil reisimas käinud, kus me tööl ei ole olnud. Ehk siis nagu, noh, ma räägin, mõni kuu on, ma räägin mingi $300 oleme ainult saanud. Sest et me pole näiteks see kuu töötanud või oleme kuskil reaalselt ära olnud, Eestis käinud. 2,5 aasta keskmine kuupalk on 5643 Austraalia dollarit. Ja mis on põnev, kuna ma seda tabelit siin tegin, oli ka see, et mitte ükski kuu alates veebruarist, kui me tööle saime, ei ole mitte ühtegi kuud, kus me oleks 0 olnud. Isegi kui ma räägin, me käisime ju vahepeal Eestis mingi mitu nädalat, 3 nädalat, me oleme reisidel käinud, meil pole vahepeal tööd olnud, aga mitte ühtegi 0 kuud ei ole. Ma räägin, vahepeal ongi näiteks eelmise aasta detsembris, kui me käisime viimati Eestis, ongi sissetulek olnud $285. Aga 0 see ei ole. Sellised arvud teile siia näiteks. Aga nende arvudega panebki, ma arvan, selle vlogiki seal lõppu ja saite näha natukene meie praegust igapäevaelu, mis meil siin on. Ja ütleme nii, et huvitavad asjad on tulekul, sest et juuli lõpus me lähme reisile. Ma veel ei ütle kuhu, aga kes teab, see teab. Ma räägin, mingi rahvas teab. Ja see tuleb kindlasti väga lõbus, aga enne tuleb palju tööd teha ja trenni teha. Nii et jah, bye!